MTV Creeps, everyone. Tere kõigile, olen täna full sellout, ostke tiiperit, promokood all, vajutage lingile, saate odavamalt 60 €. Anyway, see selleks. Kalale, Emajõele. Ilusad ilmad on käes ja väga aktiivne on Emajõgi. Siis mõtlesin seda, et lähen juba õhtul autoga kohale, magan paar tundi ja siis enne kui teised kalamehed üleüldse kohale jõuavad, lähen alla püüdma juba. Tere õhtust! Õhus on päris jahe, ma ei viitsi liideid mingit korralikke selga panema hakata. Teeme ruttu ühe õhtusöögi. Praeguses situatsioonis väga hea asi, mida omada on #sellout, aga on tegemist väga hea lambiga. Gourmet house. Teeme väga lihtsalt, teeme väga ruttu, väga lihtsalt. Saate aru, see väike tiiperi lamp meetsikult hästi näitab. Pluss, see on nagu akupank, nii et mega asi. Mäletate mu lemmik Adventure nuga, mis oli nuga ja kahvel ja kõik asjad. Ma olen ühe poole ära kaodanud. Võib-olla on kodus pesumasinas, ma ei jõudnud vaadata enne tulekut. Kui ma teen süüa seda nii-öelda, need on küll kiirnuudlid, aga ma teen väga maitsvalt üldjuhul. Siis ma teen rohkem, praen endale šampignone, keedan muna, praen kana, igasuguseid asju. Teen suurema koguse. Ja siis mul oli lihtsalt olemas kodus, ma võtsin kaasa. Siin on muna, kana ja šampinjonid. Siin on kiirnuudlid, viskan kõik ühte kompotti ja muy bueno toit tekib sellest. Kell on 22:03. Nagu te näete, siis see on õngekott. Seal on igast manti veel, seal on mingid istumistool, asjad, särgid, värgid, vahetusjalanõud, vahetusriided, kõik jutud. Siin on madrats, tekk on siin, et veel pehmem oleks ja siis on magamiskott ja kõik jutud on siin. Te ei tuvasta seda kohta ära, kus ma olen praegu, aga kes on mind kauem jälginud, kes on esimesi videosi vaadanud, siis võib-olla teavad sellist videot nagu Emajõe särje ralli. Ja see oli üks esimesi videosid, mida ma tegin, see oli tegelikult teine video vist. Ja sealt mul nii-öelda kõik videod algasid, on enam-vähem aasta aega möödas sellest hetkemomendist, kui ma selle video tegin ja aasta aega umbes möödas sellest, kui ma hakkasin videosid tegema YouTube'is. Ma ei ole täpses kuupäevas kindel. Ja teine asi, mis veel juhtus täna, kes Instagramis mind follow'ivad, kui sa ei follow'i mind veel Instagramis, siis siin on mu Instagram või vajuta all olevat linki ja follow'i mind, et olla uudistega kursis. Ma olen nüüd jahimees lõpuks. Ma sain endale jahipaberid kätte, tegin eksamid ära, kõik korras, läbitud, tehtud. Nüüd hakkame tegelema relvaloaga ja kindlasti kunagi tulevikus tuleb ka mingeid jahivideosid, mis on jahiga seotud. Praegu me ei saa kala, siis me ei saa, ma ei tea, ulukit. Aga see selleks, niisugune anniversary päev ja mingi väike saavutus ka. Ja Emajõgi, sama koht. Lähme vaatame, kas siin see aasta ka särge on. Aga selle jaoks siis lihtsalt kell 4 hommikul peaks ärkama ja tulin siia sellepärast, et need teised mehed, kes tulevad kuskilt Tartust lähedalt, need seda pool tundi on siin, on ju, aga mul on ju katastroof. Ma sõidan 2 tundi siia. Praegu on külm, et ma teen selle söögi ruttu valmis. Ja siis ma pean tõenäoliselt auto veel käima panema natukene, et sooja tekiks. Kuigi mul on normaalne magamiskott. Noodles. How to make ramen. Very good ramen. First off, noodles. Kallame selle pakki siia tühjaks. Oi. Terve auto on täis. See on see, kui kirustad. Ja siin on niisugune mõnus, niisugune mikstuur, mis annab väga mõnusa meki sellele kõigele. Värvus võib-olla ei näe isuäratav välja, aga maitse on päris hea. Et on küll niisugune kuidagi nagu pool tudengi heine, aga paned siia krevetti ja värki juurde ja on niisugune luksusheine, et ise ka ei usu. Teeme muna ära. Kuna mul lihtsalt kana ei olnud piisavalt, siis ma võtsin 2 muna. 2 muna mul oli. Ma teen muna niimoodi, võtan tavaliselt noaga, aga kuna meil on metsavärk, siis viskame selle muna niimoodi sisse ja ärme koonerda. Nii, šampinjon ja kana. Voodi on meil väga ebameeldiv, ma ütlen kohe ära. See on mingi vana poroloon madrats. Madratsil endal ei ole nagu midagi viga, aga jalgadel pole piisavalt ruumi. Kui te näete, ta läheb niimoodi üles. Ma ei tea, kuidas ma siin magan veel. Ma voodi peal pakkisin asju. Kõik asjad panin kokku, vaatan, kõik on olemas, kotis on olemas. Ja padi on ka voodi peal. Ja võtan oma seljakotid, kõik asjad, lähen autosse. Aga vaata, aju ei suudnud ära registreerida, et patja on ka vaja. Padi oli see asi, mis kuulubki voodi peale, sa ei panegi tähele. Seljakotti vaatad, okei, miks see on voodi peal? Läheb kaasa ju, loogiline. Aga padi oli niimoodi, et
see peabki olema voodi peal. Madratsi ei mahu üldse kuidagi ära, mul siin mingi lollus mõeldud. Autos on igastes päris soe hetkel juba. Isegi palav paikaks. Nii, loodame, et ma saan ukse kinni tõmmata. Oh, nice. Väga hea. Ma ütlen ausalt, see Deeperi valgustus on üks kõige paremaid asju üldse. Käisin bensiinijaamast läbi, ostsin krõpsu üle pika aja, blue cheese, sinihallit juust omad. Mulle väga meeldib sinihallit juust. Ma ei kujuta ette, mis see on, ma pole varem söönud. Väga juuksed huvitavad paksud kartulikrõpsud igastes. Soul Gourmet ja mu hing ongi gourmet. Praeguse koroonakriisi ajal on päris hea. See raamatu nimi on Pandemic, A.G. Riddle'i oma. See on päris huvitav siiamaani. Ma väga palju ei ole lugenud. Ma koroonaviiruse pärast ostsin selle raamatu ja see kirjeldus on päris hea juba siin taga. Jah, siin on hästi palju teaduse põhjal kirjutatud nagu. Kohtume kell 4 hommikul. Head ööd. The next day. Tere hommikust. Kell on 3:30 minutit. Terve öö magasin nii hästi. Ega siin kägaras mugav ei olnud, ma ütlen ausalt. Kõik need asjad viin ma üksinda alla ja siis isa tuleb pärast 2 kätt taskus tõenäoliselt. Nüüd ma jõudsin alla lõpuks. Ma võin öelda, et see alla tulek oli päris ebameeldiv. Veetase minu arust kõrgem kui muidu. Ma pean õnged valmis seadma. Ma viskan 2 õnge sisse. Isa ütles kavala idee, et viskan 2 õnge sisse, aga et pane 2 õnge veel tokiga kõrvale, et kui keegi teine tuleb, et siis näeb kohe kaugelt, et püüda ei saa. 2 tundi, kuni isa tuleb, siin võib-olla mõned vennad tahavad trügida lähedale. Ma ütlen, et ma uputan nad ära, kui nad tulevad. Teil on valgem kui mul, tundub pildist vaadates. Kui te mäletate, siis see poiss, kellega ma Maltal käisin, Aldo, ta vend Hado ja ta isa on jahimehed. Ja Hadoga koos, Aldo vennaga siis, lähme võib-olla vaatame mis toimub metsas. Vaatame metsas ringi. Ma pulli pärast siia panen vagla, aga ma teisele panen võib-olla vihmaussi hoopis. Vagla karbi peaks kinni panema enne, kui nad põgenema hakkavad. Prison Break Anthem, Prison Break Anthem. Kalad pinna pealt juba natuke naksavad vahepeal. Nüüd on probleem selles, et mul ei ole korgeõnge. Võib-olla põhjaõnge ei ole kõige õigem vahend täna. Söögiks on vanadest MRE-dest üle jäänud asjad. Vaatame, mida meil siin pakutakse. Šokolaadimüsli, veel müslit, isotonic sports drink, instant soup, kakaopulver. Siis laseme vee keema, teeme müsli miksi ja siis Prantsuse MRE. Tõenäoliselt, kui ma õigesti mäletan, minu sünnipäevast üle jäänud, me vist müslit ei testinud. Ma teen tõenäoliselt selle šokolaadijoogi ka endale ära. Et tipp hetk peaks iga hetk tulema. Nägite või? Kuidas pinnas praegu lõi lõpsu? Ega seal müslil midagi viga ei ole. See, kus mu krunt on siis nii-öelda. Väidetavalt mul on mägra pesa seal. Kui ma jahimees olen, siis on ju vinge, aga mäkrasid ma jahtima ei hakka. Nüüd, kui me hakkame jahiga tegelema, siis peab mõtlema läbi väga täpselt, mida me filmime ja mida me ei filmi. Mul on enda eetilised positsioonid ka selle koha pealt. Ma saan aru, et paljud inimesed võib-olla on mingid pro-rohelised nii-öelda, mis iganes. Et vaatavad niisama, kuidas inimene loodus käib võib-olla. Kui ma jahti pidama hakkaks, et siis tõenäoliselt mingi niisugune aktiivsem jaht, et otsijaht või mingi peibutust. Ma ajus käiksin, aga ma ise ajus nii-öelda laskma ei kavatse hakata tõenäoliselt. Ma ei shame'i vaata neid vendasi, kes seda teevad, vaata, aga mina ise ei taha eetiliselt teha ja kindlasti mingi mägra või kähriku niisama lampi laskmine umbes või kinnipüüdmine on ka niisugune, mille jaoks, mis ma saan sellest. Saan mingi kuradi kaltsu endale seinale. Whoop the fucking do, las see loom elab. Mida ma tahan jahti pidama hakata, ütlema okei, mingid linnud tõenäoliselt, mingi haned, pardid, liha lihtsalt lauale, et see on nagu põhiline, küülikuid, jäneseid midagi. Mis selle püha nimi on? Thanksgiving eesti keeles, tänupühad või? Me küll ei tähista tänupühasi, aga seal on ju mis... kurat, neil on see turkey. Noh, okei, vahet ei ole, paneme hane. Jõuluhani, meil on perekonnas niisugune asi nagu jõuluhani. Kurat, oleks pull, kui see võtad ise enda kinni püütud hane külmast. Nii, see on mingi kassao. Vaatame, mis kassao see on. Panen asjad õnged ülesse. Mind jätsid sina. No miks ma peaks parema poole sulle andma? Ega ma loll ei ole, kurat. Toho. Esimene kala käes.
Aga see ei ole särg, nurg või? Käsi valge, poisid. Mul ka. Ole? Aga sul on särgis, jah? Seal on kaamera. Neile näita. Jah, no ma näitan. Esimest korda tegelete kaameraga tehnikaga. Mul on Joko Tanne, et ennem oli mingi samasugune vend mul vahepeal nokkimas. See sama vend. Ei, tegelikult ei ole vist sama vend. Esimene särjepoiss ka olemas. Nii, poisid. Õiges kohas peab püüdmas. Õigel ajal ka. Väga ilus särg. Väga ilus. Nii, ilus kare särjepoiss. Väga kena. Kahva, ruttu. Elukala. Ma ei saa. Saab. Too vaikselt rahulikult. Auga. Said või? Jah. Haug võttis kokre või seda. Mida kuradit? Too siia see haug. Mida kuradit? Ja haug võttis elus sööda ära. Mul on otsas kahving särg. Ja haug, elu suur haug, sõi selle särje ära. Mul ei ole sellist asja varem juhtunud. Mida? Täiesti pekkis. Niisugune Paras poiss. paras paks poiss tegelikult. Jah. Kuule, rahu. Ma tahan sind vette tagasi lasta. Nii, aia. Läks. Ma mõtlesin mingi Latikas. mölakas latikas. Ma mõtlesin ka. Nii, kogenud kalamehed, väga kogenud kalamehed, kes te vaatate, kas on uue vagla panekust mingit tolku? Kes see? Jou! Ka vittu. Võtab! Absurdne. Ma ei tea, kas te saite aru. Praegu teisel pool kallast sõitsid jalgratastega ja inimesed mööda karjusid mu nime. No nii. Päevasaak. Ujus sisse lihtsalt külje pealt. Kell on 8:28. Võtan esimest korda, ma ei tea, 2 tunni jooksul või mis iganes, pooleteise tunni jooksul telefoni kätte, et lihtsalt kella öelda teile. Siiamaani kogu aeg katkume. Isa just ütles, et üle jõe räägib mingi mees, et sama vend teeb YouTube'i videosid. Keegi teine jälle tundis ära mind. Tere sulle! Meil olid kalad ennem selle rohelise pange sees, mis siin on. Need ei mahtunud ära sinna enam. Ja me pidime siia ümber tõstma. No siin on vett ka, okei, aga noh, siin on praegu päris hea kogus. Väga edukas päev minu arust. Ma räägin, see seadus. 3 päeva hoiab ühte ilma ja siis on pauk, siis püüa. Kell on 11:25, 6 tundi järjest püüdnud. Jalad ei jaksa enam. See must ämber on kala täis põhimõtteliselt. Lihtsalt ei jaksa püüda ja viimased 5 kala on nagu rahulikumaks on jäänud võtted. Juba kala on ka, et mõtlesime, et lähme minema. Paneme laagri kokku, lähme üles siit. Ilus mäkke tõus, 50 kilogrammi kala. See vend juba jälle katkub. Nii, jõudsime isaga nüüd lõpuks siia ülesse. Ta juba läks autosse, chillib. See oli üks katsumus. Mul viskas tossu nii välja, seal kus see jõgi algab, nagu jõe see koht on niisugune, kus need puud on. Seal kohas, kus puud on, seal viskas tossu välja. Jätsin kalad ja mandi sinna, tulin, võtsin auto ja sõitsin alla autoga. Jou! 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 Tere! Ega siin vett väga ei olegi. Põhimõtteliselt terve see ämber, mis on päris suur, on kala täis.
meil ei ole sellist saaki isaga olnud. Isa toob ühe seguämbri. Ma proovin kaaluda neid ka pärast millagil, aga lugema ma küll ei hakka. Siin on liiga palju lugemiseks, see on mingi paarsada tükki võib-olla. Võtsin vana vee, lasin ära, loputasin ära ilusti. Mul head kaalu ei olegi, pean mingi kaalu endale ostma. Mul on niisugune grammi kaal, mis näitab kuni 5 kiloni. Ja siis ma jupi haaval kaalusin seda ja 10,6 kilo. 10,6 kilo. Võib-olla mingite paadunud kalameeste jaoks ei ole väga palju, aga minu jaoks on väga suur kogus. Ma ei ole varem 10 kilo särge saanud. Isa läks soola ostma, Reeti peesitab. Seekord siis proovime niimoodi teha, et osad kalad on pea ülespidi, osad on pea alaspidi ja proovime, kas see linna legend vastab tõele, et pea alaspidi on maitsvam. Ma ei tea, mina olen alati teinud pea ülesse, väga hea on. Ma ei tea, mis gurmaan sa pead olema või on see niisugune rohkem nagu niisugune, et mina olen parem kalamees, seepärast, et ma panen sabapidi. No ühesõnaga, vaatame, maitseme. Igastahes teile aitäh vaatamast. Ma loodan, et oli huvitav. Tuleb välja, et minu siis enese ohverdusest oli kasu, et ma magasin seal Kägaras loodtasendis 3 tundi. #Wildlife Estonia ei saa kala. Tšau!